tere tulemast Brasiiliasti. On kodus ootamas me kakaduud, on soodne lend meid lahutanud. Istanbuli airport, as you never seen before. Mis siin teistmoodi on? Inimesi ei ole. Tühi. Siukest pulli pole veel näinud. Me oleme siin lennujaamas käinud väga palju kordi. Ja see pole kunagi tühi. Ja kell on 11 õhtul. Täiesti lamp. Meie prillidega poiss. Istud ja mõtled, kuhu edasi veel. Unistuste jälgedes astud sel teel. Kõik maailmas servad, mida alati ootavad. Keerukad teed ja naerul on näod. Oi, tuttavad ka. Kes loodavad, et koju tulles kaasa sued. Tuleb soristab seal Sao Paulo Lähme jah. Aga mis seal on? Kus see on? Väga hea. Ja see on Lõuna-Ameerika kõige suurem linn. Nii et see saab olema väga suur. Ja kaua me sinna lendame? Pool tundi? Tund aega? Terve päev? Mis tähendab siis? Ei ole 13 tundi ja seda päris suure lennukiga. Nii et saab olema põnev. Ja kõige lahendam see on esimest korda, kui meil on päikseprillidega lennuk, vaata. Minu teada ei ole varem olnud. Moodne värk. Hostelid, tuba ja tänava kohvik. Iga uus linn on seiklus ja šarm. Kevad või sügis, meil pole vahet. Iga reis on oma moodi lahe. Õhtul lõkke ääres laulja naer. Taustal kõlab kitarri pehme viis. Istud ja mõtled, kuhu edasi veel. Unistuste jälgedest astud sel teel. Kõik maailma servad. Tere tulemast. Kuidas lend möödus? Ülikiirelt. Kui praegu öeldakse, et oi, te peate veel sama pika lennu kohe otsa tegema, kas te oleks nõus? Ei oleks või? Issam, mina küll oleks. Aga seda peab tunnistama küll, et jalad on läinud jämedaks, ehk siis jalatsid ei mahtunud jalga, üksisääred on ülikitsad, ehk siis keha on paisunud, on huvitav tunne, on ju. Aga 13 tundi läks tõesti lipsti lennates ja natuke oleks võinud veel lennata, sest et nii ja uni oli lõpus, et oleks võinud veel magada. Aga nüüd tuleb uus kapteni onu pardale ja osad inimesed, kes olid siis seal lennukis meiega koos, peavad nüüd 1,5 tundi veel lennukis passima ja siis nad lendavad siit veel edasi 4 tundi või. Nii et tunneme neile võib-olla kaasa, aga samas võib-olla saavad nemad siis oma une ilusti täis magada. Nii, autol on tumedad aknad, kuidas läheb? Hästi. Kuidas temperatuur tundub? Palav, tahaks kõiki riided sellest ära visata. Tahaks lükata suverežiimile. Kuidas lennujaamast väljumine läks? Pikalt. Aega nõuge. Aega nõuge. Tegelikult ei olnud hullu midagi, 1,5 tunniga olime väljas. Oli muidugi, aga lihtsalt tüütu oli, et 100 koridori aru ei saa kuhu peab minema ja... Aga igatahes kohal me oleme. Jah, natukene võib-olla tumedamad. Aga pigem täitsa meie moodi. Aga üks, mis tume on autoaknad. Väga tumedad. See üks nii.
arved on vaja ära maksta. arved on vaja ära maksta. Väga nasa süsteem, ühesõnaga näotuvastusega saab majja sisse. Koodiga saab tuppa. Kõik möllud. Selline on meie reisipesa. Pisike, aga nunnu. No siin nii palju rahvast, siin ongi väiksed korterid. Pult on täpselt sama, mis meie kodused telefoni. Ja isegi üks ühele. rõdu on. Isegi balkon. Väike, aga on. Väike, aga on. Väga vahva. Ja õhk on soe ja põdus. Meie oleme ära puhul. Meie oleme kohal. Ja voodi kõrgus, kusjuures see on täpselt sama, mis kodus. Kodus meil on ka sama kõrg. Ei ole hullu. Te rotid püüdi kinni, kuni auke täis. Nii, söögiportsud on käes. Kui nüüd õigesti arvutasin, siis keskmine asi maksab natuke üle euro. Vaatame pärast, kuidas arve tuleb. Aga portsud on igatahes vägevad. Friikad riisiga süüa vist on esimene kord. Meil ole on. Ja siis on mingi oakõrk, ma ei teagi, mis on. Saated. Termolett. Kohvi on ehtne nõukaklaasid. Kohv on ikka normaalselt klaasis ja maitse on ka ikka nagu see lasteaia viljakohv. Meil on selline pasteiniala. Kus mu vari on? Kadun. Täpselt minu all. Täitsa aige. Seliis. Päike. Täpselt pea kohal. Paneme oma plääsi valmis ja võtame kõik päikse ära. D-vitamiinid, super Carlos Bakeri, ühesõnaga siis ja oleme ikka nagu reklaamiuhvrid muidugi ja kui on siuke äge asi, siis peab läbi hüppama. Ja tuleb öelda, et ei olegi nii mega kallis. Selles mõttes, et meie võtsime täitsa mitu cappuccinot ja hot chocolate ja pudi-padi ja läks mingi küpa. Ja kui vaadata siin, ütleme, mingid ekleerid, värgid, siis ikkagi ta tuleb siin. Kapp 53 eurot niimoodi, et täiesti meie tavaline teatrikohviku koogik. Ja kui me vaatame seda koogilõiku, siis see on ikka päris jõhke. Ja see tuleb siis number, mis sa näed, jaga 6-ga, ehk siis väga okei. Pole häda midagi. Amazing. Täiega elamus. Me lähme pargivahiks. Vaatame ägedad hüüjed. Mamma mia. Ühesõnaga siis. Nii nagu on New Yorgis on Central Park, siis siin on park Ibirapuera. Ja tema siis niimoodi keset seda 10 miljoni linna asetseb. Suur ilus roheala oma väikeste järvede ja jõekestega. Sel ajal, kui naisuke poosetab, kala ujub. Jõhkralt palju kala. Nii, kui lollus on välja pakutud, siis tuleb lollusel tegeleda. Sa pead ka vänta muidu mingi. Ja võtsime siit mingi kole nagu öörattad siit. Lootuses, et laps saab istuda siia keskele. Aga enne kui
raha võeti, ei räägitud sellest midagi, aga kui raha oli käes, siis öeldi, oi, laps on nii suur, ei tohi istuda, peate rentima ühe ratta veel. No vot, ja küsiti jälle järgmine hunnik raha ja emme saab nüüd teise ratta ja siis me kordamööda nüüd siis sõidame selle õudusega, vaatame, kas sõidab ka. Trin-trin. Tšau. Tšau. Tere, ma võtaks ühe banaani. Kas soovite tavalist või kaheraudset? Ühes koores 2 banaani. Miks mitte? Coca-Cola. Pisike pudel. Klaasist. Jumal äge. Veel süükst nalja ei näe. Ja maht on 1 liiter. Ma poolikut pudelit tõstan siis, kui kuskil on olemas. Aga Coca-Cola kambeid. No mis nüüd juhtus? Siuke last sööki tuli või? Ja tegelikult peaks lapse söök veel eraldi tulema, aga lapsel bioloogiline kell ei lubanud sööki oodata, sest kodus on kell 1:30 öösel, aga meil siin alles saab 9. Head isu! Säästurottide eelarvesse mahuvad kõige paremini luksuslikud hommikusöögid, mis on kaasa võetud private chefi poolt tehtud. Tere hommikust! Head isu! Päike piilub, mõnus. Mis teed? Sitaga tegelikult. Pott on siuke, et kõik on kohe kinni seda. Paned 2 tükki lente paberit ja see kuradi musi on siuke, et sellel on 10 sentimeetrit vart, nii kui kuradi huuled vastu panen, käsi on lägane, põrand ujub ja kuradi asi alla ei lähe. Armastan seda värkima! Laps, tule tee 1 hunnik veel! Kui pumbad ei tööta, siis tuleb käsitsi aukudesse kõik sonni ajada. Et saaks lõpuks passu nautida praegu. Praegu võib lihtsalt pea ära lüüa igale poole. Sellepärast, et tädi, kes peaks organiseerima siin mingeid asju, jättis täna hommikul vahele. Eile hommikul ilusti kõik tehti puhtaks, aga kuna vesi ei ole just 30 kraadi, vaid kena või? Kes täna oli või? Et kuna vesi ei ole väga 30 kraadi, siis peale meiesugust hullud ei käisi kedagi ja siis nad ei ole väga vaeva näinud, et siin oleks nagu eriti klaar. Aga päike on hea, põletab, UV on ekstreemne, päikesekreemi poest osta ei oska, ei leia, otsisin kõik riiulid läbi ja mitte ükski inimene ei räägi inglise keelt ja kuna mul ei olnud netti ka kaasas poes, siis jäigi ostmata. Aga naudime, sellepärast et kodus on lumi, me oleme õnnelikud, rahul ja tänulikud. Nii, säästurottid reisivad juuksuri aeg. Ja siis ega siis ei saa ju Sao Paulos ära käia nii, et juuksuri just pole käinud. Ja seekord siis valisime põhimõtteliselt siin meie kodulähedal jälle kõige kõrgema reitinguga, aga sellise soodsa juuksuri. Poist said pügada jälle, jah? Vaatame, kas võetis teile parandus ära ka või kuidas läheb? Igatahes tööl kuidagi. Nii, seda korda siis pügas säästurotte Barbearia Express ja läks siis maksma täpselt kümps nägu ehk siis 2 peale kokku 20 €.
kodust ära tulles näitas prognoos, et kõik need päevad on siin räme torm. Ja nüüd on seda rämedat tormi niimoodi tund by tund vaikselt edasi lükatud. Ja täna kell 3 pidi siis olema uuesti torm kohal. Kell on praegu 3:30 ja tormike on põhimõtteliselt kohal. Kärtsub, vürtsub, paugub, aga meie oleme kaubanduskeskusesse peitu. Nii, väljas kärtsub, vürtsub, paugub saanud ees. Meil oli põnevust, et kuidas aru näe välja, kui siia tuli nimi sisestada, aga näed täitsa õigesti, väga hästi. Ühesõnaga, sorry, aga prügisöök tuli jälle meie sisse. Väljas on läinud jahedaks ja marutab. Mis teete? Oleme mingis põnevas Lego Jurassic Park place'is, mis on üliäge ja väga põnev ja nii palju Legost ägedaid asju ja välk lööb vahepeal jälle majja ja kõik läheb jälle pimedaks ja siis kihitatakse õlgu ja siis hakkavad kõik asjad vaikselt jälle uuesti tööle ja siis jälle lööb välk majja ja kõik on pime. Isegi eskalaatori peal on nii, et sõidad järsku seisab. Et päris hull möll on väljas ja ma ei teagi, kas me seda asja siin külastada saame, sest kõik asjad tahavad kogu aeg restarta, sest jälle läheb pimedaks. Nii, meie oleme nüüd Jurassic Parki Lego Landis neid öelda. Siin on 2021 Lego Jurassic Parkiga Lego. Ja siin Lähme läbi elusuuruste Legouste Jurassic Parki. Leoga käsi külge. Anos para acontecer, enquanto bicos e garras afiadas rompem a casca e um dinossauro recém-nascido emerge, você pode literalmente ser a primeira coisa que um bebê dinossauro vê. A área restrita da sala de controle é onde toda a isla... Piksti ehitus käib, ühesõnaga siis siin seina peal on tohutu Lego puse ja kõik osalejad võivad rahulikult panna käe külge ja ehitada siis sellise juhendi järgi oma siis nii-öelda piksti sellesse suurde süsteemi ja niimoodi tuleb siin järjest minna siis niimoodi, milline värvitäpp kuhu käib ja paneme siis oma ruudukesi kokku ja see siis läheb sinna õige koha peale seina peale, pumpsti. Ja niimoodi siis üheskoos sünnibki siuke lahe Lego kunst, üliäge värk. Hea on, kui midagi aru ei saa, aga õnneks tundub, et on okei. Nii, ja nüüd läheb siis minu disain. Tundub, et ma tegin mingit tähti seal või numbreid või midagi. Ja paika sai. Oh no! Kes tahab kõdistada dinosaurust? Kaitsevärvi teine.
väikese jälgede tegemise töötuppa. Soputasime väikse Eesti ikka sisse peitud ja ja väike salasümbol on ka sul, näita seda ka meile. Möll käib, ehitame insenerid on koos. Teeme Lego autosid, et nendega võistlema minna, aga rattaid on juba vähe. Teeme väikse demo, kuidas käib. Näed, aparaat tundis ära, tegemist on Mikk Merekiviga. Oi, sa pead uuesti panema. Näitad nägu ja tema ütleb tere, Mikk Merekivi. Ja nüüd saab tuppa minna. Väga hästi. Laps oli natuke häiritud, et ta nimi varastati ära, aga pole hullu. Ära hirmu. Nii, ühesõnaga mingi F ja T võttis meid peale ja kui muidu ma mahun sinna ette midagi veel ära, siis sellel vennal on seal pakiga jänes istmees ja istme peal on mingi terve lõuna. Aga noh, selles mõttes, et kui pea vilt hoida natuke ja seljatoe see junnusid õla taga natuke üles tõsta, siis küll me mahume, ei ole hullu. Kas sõit on nii odav ära vingu? Alla 2 rutsi saab välja teise linna otsa, nii kõik on hästi. Jeesus, esse nome tempoder, vot siuksega sõitsimegi ja mahtusime ära küll, ei ole midagi. Kuidas sõit oli? Kitsas või? Väga hea. Aga taksuke, seesama tohutu auto, tõi meid sellisesse ägedasse kohta nagu Sao Paulo Telliskivi loomelinnak, võiks siis tuua mingid paralleelid. Ehk siis terve see tänav on kunstiinimestele lõuendiks antud ja see on super äge, mida siin igal sammul näha võib. Nii et nüüd me asume seda kõike avastama. Tegemist on siis Batmani tänavaga. Näe, Batman passib seal. Vaata. Ma ei teagi, mis ma ütlen, ma olen lihtsalt sõnatu nii äge on. Ma arvan, et siin on õhtul ka äge, kui kogu see melu läheb käima, siin kõik baarid on täiega lahti. Praegu käib megapesumäede lahti pakkimine. Amazing. Sao Paulo ongi. Sa võid siia McDonaldsi tassi istuda ja Maci Pepi peal on DJ, kes lihtsalt lõhub rämedalt sümmi teha ja nii ongi. Täna on nii. Möll käib. Tulime Maci jooma. Süüa ei tahagi, nii palav on. Vaadake, kui väike. Mini-friikad. Kaks on ka käest kinni.
nüüd kiikame mööda Pauliina avenüüd ja ma ei tea, kas see on ainult sellepärast, et on laupäev, aga liiklus on siin kõik suletud siin suurel avenüül ja tohutult palju on siin väikseid tarekesi püsti löödud, tohutu äge turg käib, kõike ja kõiki müüakse, nii et silme ees kirju ja lõhna buketid. Iga lett võib lõhnata nii, et sa tunned seda kohe juhtmaad eemale ja näiteks lööb linna selline õigeusu kiriku lõhn järsku, siis vaatad, ahah, tulevad mingid sellised tooted ja nii edasi, järsku on mingid udupeenete kehakosmeetikate lõhn ninas, näed, tuleb siuke lett. Et väga-väga huvitav kogemus ja tõesti kirju ja äge. Tohutud mitmerealised boulevardid ja kõik on autoteele suletud. Mida mänguasja poodi? Mis siin mänguasja poes leida võib? Tule näita, mis siin on siis. Godzilla tuli. Issand, kärbet ajaks saba ei ole. Valikut on ja meil ei olegi nii suuri mänguasja poode vist minu meelest ei ole ju. Ei vist ei ole. Karupoeg Puhhi outlet on võib-olla. Vaata seda. Vaata tuhar. Südalinna paleede vahel selline geniaalne arhitektuur, tühi, maha jäetud, aknad puruks, ebareaalne. Sentimento que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto enxuguei, ou pensar que era por mim e chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do Tervislikud eluviisid jätkuvad. See on kõhurohi siin. See on kõhurohi, jah. See võtab asjad kontrolli alla, mis muidu läbi ei käi. Sest et asi on nii vägev, mis sa siin sisse sööd, et isegi torudest ei taha alla minna. Väike värskendav Coca-Cola peatus, selline klaaspudelist kõlakas maksab meie rahas 2,50 ja saame kõik kredit. Saame kõik kõhu täis juua. Poolteist tundi on aega avastada ja tulime siia kesklinnast suhteliselt kaugele Uber-Schmuberiga. Ja Uber-Schmuber ei saanud neid tegelikult üldse õige koha peal maha pandud, pani meil üks kuvalise koha peal aia taga maha ja nüüd me tulime sipa-tapa ja on näha juba Londonist meie jaoks toodud siia telefoniputka ja vaatame siis, mida põnevad siin botaanika-aias ka näha või. Palju plekki. Oleme toas ja kokku maksis 18 eurot kolmele. Laps oli 4 ja täiskasvanu oli 7 või midagi sükest 7, võt nii. Ja vaatame siis saab plastmassist looma ja lindu vaadata, vaatame, kas mõni päris kah on. Roosid on ka plastmassist. On või? Jah.
Tere tulemast botaanikaaeda. Harilik plastikoos. Ladina keeles plastikus. Ja selles Toropargis pole kedagi näinud. No vaikselt mõistame narkomaane selles mõttes, et kui sa oled mingeid valesid asju nuusutanud on ja siis sa tuled botaanikaaeda, kus on ma ei tea, loomad ja linnud ja siis sa vaatad, kõik on nagu roosid on plastmassist, vaata, see on täis puutavad linnud, vaata, issand jumal, see on nagu multifilmis, tegelikult on kõik täiesti tavalised linnud, ja meie oleme lihtsalt nuusutanud valesid asju ja siis me arvame, et kõik on plastmassist. Pärast video pealt vaatame ja selgub, et tegelikult neil ei olegi pulga otsas plastmasspallid, vaid lilled. Kuskile minna ei saa oma piletiga, igal pool on inimese märk, kriipsud kraapsud peal. Sõidavad siin mingite bussidega karjade viisi. Püstksi pöida püsti, et kuule, bussionu, võta peale. No. Holo. Saime nüüd alguses tagasi tallatud. Sama bussionu, nüüd kõlbas meid peale võtta. Ja üks töötaja, kes rääkis isegi suti inglise keelt, ütles, et see buss läheb loomaaeda. Nii et ühtegi liita, silti kuskil ei ole, pead suvalise pingi juures teadma, et kui sina seal ootad, siis viiakse sind plastmassist tiigrite juurest päris tiigrite juurde. Matsti ja tulime loomaaeda. Ühesõnaga siis see buss sõitis siia, poole tee peal oli turvamees. Pidas bussi kinni, koputas, et tehke lukust lahti kõik, bussijuht tegi lukust lahti, siis vaatas bussi pagasnikusse. Ma ei tea, mida ta sealt lootis leida. See on kõik kinnine territoorium. Me sõidame bussiga kuradi täispuhutud kilpkonnade Loropargist siia Sooparkis. Turvamees peab kontrollima, sest kome jant, ma ütlen. Igatahes kohal oleme ja mõni linnuki vähemalt hääl teeb, vaatame äkki siin, rahvast paistab ka, äkki siin on nüüd lõpuks selle raha eest midagi näha, aga õnneks mingit teist piletit ostma veel ei pidanud. No mis toimus? Kas jäätise söömine on alati hea mõte või? No ma ei tea. Näevad, lähevad sinna. Näitama käid. Pole nagu lihtsalt. Täiesti peetis ju. On öeldes või? Või lihtsalt käis närvi? Käisid peale. Ega nad tulevad jälle, jah? Sest sul on nüüd käsi sellega koos ka. Ja seda kõike, et 6 eurot või 5 eurot veel jäätise eest ka maksta, on ju? See on igast rotti puud. Parim mõte oli süüa jäätist. Churro kohv. 2 tükki lõpetasid põrandal, 3 anti poole tunnise ootamise peale näpu vahel, nagu õsiks puuts kõik voolas lödina kõik, see ei olnud valmis see segu ja ma andsin lihtsalt selle tädile sinna putkaste tagasi ja tuli tulema parim 15 eurot ever spend. Sinistaarat, oled näinud? Tume sinihaara, super äge. See siin ees, tume sinihaara. Ei, need seal taga. Meenutavad minu ülikonna pükse, ma pean ütlema. Õudselt ilus. Ja väljas kui päikest ka õudselt ilus. Põnev asi, mida kuskil mujal näinud ei ole, on see, et hästi palju on siin näha siuksed asjad. Puudele on pandud üks kotikesega külge, orhideed känguru taskusse ja niimoodi nemad siis kasvavad. Ja neid on kümneid, sadu ja tuhandeid. Eil oli siuke, kus ei olnud kotti, vaid oligi puu seest tuli nagu see lind. Väga põnev. Siin on viialused dinosaurused, liitekunstide ja nüüd on akselatels või kuidas mõtlema.
nagu kus nad populaarseks said? ühes kuulsas mängus, mille nimi on Minecraft ja nüüd praegu terve maailma armastavad neid armsaid dinosaurusi. Lähme vaatame, kas näeme ka. No mida looma? Kurat, see ei ole küll päris. See sipelga siin ei ole. Ükssarvik on välja mõeldis, aga siuke asi on päriselt ilus. Hobune sarvega on utoopia. Riia kahes, aga neil on need nagu väga suured keeled, millega nad võtavad sipelgaid. Ebareaalne. Kuule, kell on 5 läbi juba. Las kuppa noh. Ma olen plesa mängida. Mida ma vahin siin veel? Kinni pannakse. Laske tupp. Periskoop hobune. Mis nosid? Vaata, see toetab ennast sinna aia vastu. Ja aed seisab ilma sinuta ka. Surikaat on üks pullkõrbe loom. Tahaks manguste ka. Väljas kallab, kannatab pingviinid veel korra üle vaadata. Ja mõnus on. Soevi, tore, põnev. Kõik lähevad minema, vaata, siis on hea rahulik. Suure puu all ei saja. Puu alt väljas sajab edasi. Vaata, kui suurest turvast need on. Nad on tõesti värilised. Päris ehkne koolib või jumala lahe. Vaata, meil on kui tulles vaatasime, et miks on kapsapõllus vaja neid vetelpääste junne, siis saad aru, et siin on hoopis supelung. Siin on lage vesi ja molo hüppab sealt midagi püüda. Molo hüppa! Hüppa! Supi sees, saad aru, kapsa supi sees on mingi molo. Kell on 8 õhtul ja vaba kohta ei ole. Kanepi lõhn ja möll, missugune. Mõnikord see isegi ei loe, et nussakad on väga suured ja urisevad jala juures. Kõik on väga ilus ja mõnus. Söök on kena, loodame, et maitseb sama hästi. Muusika, kõik on mõnus. Toidukoti unpack vaatame siis, mis asjad maksavad. Ja kõigepealt siis arbuus, seda meil läheb siin hästi palju, sest see on tõesti mega hea. Siis värskeid, juurikaid, šmuurikaid. Mahlad, need on mangod. Mangod. Minu naine mangot üldse ei söönud, aga ma õpetasin teda mangot sööma. Siis eksklusiivsed, laps tahtis miljoni makaronid. Siis on meil
cushion, kui sul patja ei ole, siis võta, saad aru, see on jumala hea juustusai. Ma saan aru, et sul see padi on kõva, et siis... Ja. Siis on sellised värskelt, tädi võttis ahjust, plõka. See kui hea lõhnaga, seda ei saa edasi anda, aga selline juustusai tuli otse ahjust. Plõksti sinna ja sealt kohe naksti kotti ja veel on soe. Siis on veel mingid juustupalliks, mina ja juust, vabandust. Siis on Tanomino, mida iganes, siis on plastikjuustu, siis veel tomat, siis on mingid jogurtod, wet wipesid said kotist otsa, oli tähtis juurde panna, kechuto, siis emme on last hellitanud liiga palju, mingeid komme veel, ma ei tea, kas on tarvis, siis munad homseks hommikuks, cream cheese, siis koju kaasa kohalik banaani siukene snacks, ehk siis pisikeses väikeses snäkis on sees tervelt üks banaan ja neid me võtsime kotti D5, siis suveniir Coca-Colat 200 milliliitrised, no ei ole võimalik, lihtsalt nii pisikesed. Need on nii naljakad lihtsalt. Väga naljakas ja see kraam kõik kokku 43 €. Kitšing! Ehk siis siin on raudselt soodsam, kui on Eestis. Midagi pole teha. Jääme vist siia. Kõik on kinni. Kõik on suletud. Ja vihma sajab. Ja meie ei lase ennast sellest segada. Ja see number oli 3773. Ja ootame taksot, et minna siis maaliinide bussijaama. Võtta sealt bussuke ja vaadata, kas jõuame 3773 kuidagi ookeani äärde, kus peaks olema soe. Mis toimub palju? Ma ei tea, meil on 20 asja vaja, nagu see oleks mingi sõjaväe lennuki hakkab see tee. Ja tahame bussiga sõita, aga passi on vaja. See on nagu raketiteaduselt sõita bussiga teise linna. Nad ei oska meie passidelt mingeid asju välja lugeda ja nüüd siin buss sõidab minema ja jääbki pilet saama. Mitte ainult meil, vaid veel 10 inimesed. Eks mingi tädi, kes jagab natukene inglise keelt, siis püüab meid siin lõpuga aidata. Ühesõnaga, kuna me ei suuda ära tõestada, et see laps, kellel on isegi sama nimi, on minu laps, siis me ei saa bussiga sõita. Kõik ei pani lapsed ütleda. Ühesõnaga, bussiga Brasiilias sõita ei ole mõtet. Lihtsalt see ei tööta nii. See on raketiteadus. See ei ole nii, et ostad pilet ja istud bussi. Ma panen lapsed. Kui panete, et beebi ära.
nii, parmud läksid omavahel lõhkuma. Politsei on kohe siinsamas, gaasid võeti välja juba. Väike pipragaas juba lehvis. Vihm hakkab sadama, lapsed tuppa magama, lähme vaatame seda piisni. Katolik kirik. Põneva paiga nimi. Katolik usu. Massiv kirik. Ja ma ei tea, 10 korruselise maja. Väiksed nurgakesed, väiapanekud. Näed, seal on elus vesivool, nüüd väike oseke. Püha Javier on seal keskel, kõik koogutavad ümber. Imelik on see, et pildis tegelikult on kirjas, et Jeesus laps oli pronksikarva tumeda nahavärviga. Huvitav. See vist on vähe ära pleekinud. Nii, kuna ilm meid ikka kiusab, siis järgmine peatus on Pinakoteca. Ja tema siis peaks olema selline moodsa kunstimuuseum ja ümberkaudu süüa on ka teda päris keeruline selles mõttes, et pühapäev on pühapäev ja kõik on kinni, välja arvatud mõned Aasia söögikohad, kelle jaoks lihtsalt ei olegi tähtis, mis päev on, peaasi, et saab teha tööd. Aga lähme nüüd vaatame varju ja näed, siin ka mingisugune suvenirka puhvet vist ikka vähemalt on, et tundub, et töötab. Kogu see kunstimuuseum on tegelikult hästi lahedalt ehitatud süüks vanasse Kreenholmi, kui nii võib öelda. Ehk siis aknaid ees pole, vaid hoopis sisehoov kõik on siis kaetud sellise kinnise katusega ja jäetudki siis selline autentik värk, väga lahe. Väga avar, väga valge, väga mõnus. Siin ongi kõige parem ja ilusam. Ja vaata august sisse. Vaat. Ja midagi ei saa aru. Maalid aastast 1800 ja kopikad. See on ikka päris kunst juba. Moskva. See ongi nii, et see puudutab mingeid kohti, kui mitte midagi muud, siis neid nina, neid retseptoreid, need lõhna näevad, see vana kald saiseb päris koledalt. Aga ma arvan, et see onu, kes siin minu õla taga istub, ma arvan, et tema on tegelikult see auto. Tema tuli ilma piletita, näiteks mingi kaardikest ja siis nüüd ta istub siin ja kindlasti ta tajub siis, kuidas inimesed aheldavad ja oheldavad. Köied, paisukad, kolm. Seda kassid ostaksid. Nii, aeg süüa, sest väljas marutab ja all you can eat buffet, York Grill ja siin on siis süsteem väga lihtne, maksad mingisuguse, mis ta meil oli, 3 peale oli 20 € ja võta siis nii palju, kui jaksad suust sisse ajada ja joogid on ka veel hinna sees, nii et seda kassid ostaksid ja päris sööki on hea süüa. Super, head isu. Nii oleme siis retroliftis. Lift opereerib 2 inimest. Vaat nii.
Thank you. Vajutasid nuppu, siis tädi tegi kärtsti ukse lahti ja juhatas meid siis õigele korrusele. Kas koju saab või ei saa, ei tea. Neil on välismaal seda varem ka ette tulnud, aga tõsise olukorra hoiatus. Tsiviilkaitse. Levib tugev vihmasadu puhanguti läbi pealinn Sao Paulo, tuul ja üleujutusoht. Püsi turvalises kohas. Võtame takso, lähen koju. Ei ole kõik puhkused puhas peesitamine ja rõõm. Vahel on ikka säänst pulli ka. Tulime oma maja ülemist otsa vaatama. 24. korrus on kõige kõrgem, kuhu tulla saab selles residentsis. Siit paistab päris pulle asju. See valge maja kõrval on püstud koda või tähendab see püramiid, see võib päris küll maja. Mis seal toimub? Ütleme nii, et hirmus on siin üks seista. Mees on väsinud. Jumal õige, ei ole vaja mingisuguseid, ma ei tea, mis NASA karaktereid siin tead kujutada. Paksu kõhuga vanamees paneb indi veel istuma, elamust kõigile kui palju. Pitsi ja need. Pitsi kiini-viini. Mitmes korrus on juba? Uhke, ma ei tea, ma olen 5. korrusel juba. Aga nagu kui tüveni hakkad jõudma, siis selgub, et tegelikult on mingi kasvuhoone kile tõmmatud siin suvaliselt, et peenetel härradel ja prouadel supi sisse ei kilguks, sest siin samas koridoris on kõik lahtised köögid, kus süüa tehakse. Nii et vihmaga ma arvan välja saab. Kõrade plaadid üldsuvad alla all kõik, aga tegelikult on lahe rõdu, äge kaubanduskeskusele, siuke mänguväljak katusele ja jumala kiht. Kasvuhoone kile juurde. Üks asi, mida meie oma reisidelt oleme, mis eriti lapse mahitusel taga ajanud, on siis kapibaarad. Ja Sao Paulo linnas, uskumatul kombel siin 10 miljoni inimesega linnas, elavad siis ka veel kapibaarad täiesti looduslikult. Ja neid siis siin püütakse võimalikult palju siis kuidagi niimoodi toetada ja hoida, et nad ei jääks autode alla ja nii edasi. Ja nüüd oli ikka tükk tegu, tund aega ja peale siin autodega tiirutamist, et leida üles koht, kus näha siis elusalt vabas looduses kapibaarad. Ja see on nüüd siin üle selle hirmpole pruuni vee on puu all näha, kus siis molod magavad seal. Nii et no siin ei ole seda loodust enam absoluutselt ollagi, aga 100 kapibaarad siis siin suuri maju ja kaubanduskeskuseid ja elektriliine siis veel päriselt looduslikult elab. Ja oluline on siis see, et kuidas nüüd võtta siis, et teda ei tohi nii nagu loomapargis või loomaaias looma näppima minna, sest tegemist on ikkagi maailma kõige suurema närilisega. Nüüd me oleme 2 sammu sellest looduslikust reservuaarist, kus hästi tähtsate kapibaarade naturaalset elustikku säilitatakse. Palun, julg, tegelikult see oli julg. Jõhker kuradi sita püüdur, mis siin on. Vaadake, kui palju õnnetud lapsi on kaotab ära oma palle ja jõhker reservuaar. Ühesõnaga, siin on kiirtee, ma ei tea, mitu rida, süüke möli käib. Järsku vaatasin, et tee peal on kapibaara sitahunnikud. Ja näed, siin samas. Olu on suur nagu koer. Jõhker elukas. Looduslik reservuaar.
neile väga lähedale ei taha minna ka. Ülilahe. Päris vaba loodus. Siuke džungel keset tohutut linnamöllu. Metroo sõidab, lennud lendavad, siis läheb varaan üle tee, palju siia poole. Ja ma ei tea, kapibaarad, varaanid, linnud, loomad, papagoid. Ja kõik inimeste keskel saavad hakkama. Üks kuni 10. 11. See on kõige parem jäätis, mida sa oled kunagi saanud. Ja mina vaatan neid asju, mis siin pakutakse ja ei telli nendest ühtegi. Ma olen ise nii uhke praegu. Ilmad märjaks praegu nii väga maitsevad. Kuidas võib omlett olla nii väga maitsevad? See on päris suur ka. Jah, see on juustune, see on sellise suitsuse noodi. Ma ei tea, mis see on. See lõhn juba. Vähe sellest, et siin restoranis kogu tellimine laua küljes olevast tabletist on WC-s, meeste WC-s hambaniidi automaat ja siin all veel mingisugune suuvee, mingisugune asjavärk. No kui see ei oleks põhimõtteliselt pissuaari kõrval, oleks see üli äss, aga see on veits küsitav see asukoht, aga muidu täiesti geniaalne. Asjast, mis on siia selline kiiks. Nimelt, kui kuskil midagi makstab, küsitakse alati teie käest kas debit või kredit. Ja no me ei saanud sellest asjast mitte midagi aru, sellepärast, et ühes kohas töötas ühtepidi, teises kohas teistpidi ja alati, kui maksid ära, läks kohe äpist maha, no tavaline makse. Aga point on selles, et siin on siis võimalik, kui sul on vaja näiteks teha suuremat ostu, on võimalik siis maksta nii-öelda kredito ja sa saad pärast ise siis oma pangas jagada ära, mitme osana sa selle asja ära maksab. Ehk siis näiteks, kui su pesumasin läheb pätki, ei pea sa hakkama kuskilt mingit laenu kerjama, vaid sa lähed ja maksad selle kredito ja jagad selle näiteks 20 jupiks ja selle pealt ei võeta lisatasu, mis on päris geniaalne. Ja mujal sellist asja kohanud ei ole. Aga nüüd saab õues vihma ja meie lähme pead pesema õue. Marmorplokkidest maja. Ühtegi akent pole küljes. Tõendad jälle, et kas sul on laps või isa või? Neerumüün. See on ju neeru ära. Igal pool on saanud Brasiilias väga hästi hakkama kaardiga, aga tahaks natukenegi kohaliku raha pihus hoida ka. Ja mõne rahakese mälestuseks kaasa võtta, aga selleks, et 20 eurot kohaliku raha vastu täidab tädi muudki pabereid, kortsutab kõik kuuluks, täidab uusi, küsis passi, küsis aadressi, küsis elame ja nii edasi. See tundub umbes sama keeruline nagu liinibussi pileti ostmine. Võtame siit öisest São Paulost siis natukene selle asja kokku. Kokkuvõttes võib öelda, et kui sa natukene teed eeltööd ja vaatad, kus rajoonis su majutus on, vaatad, kus rajoonis sa liigud, siis tegelikult on ülimalt turvaline. Hästi palju on turvamehi, politseiautosid, siin samamoodi näed kohe nurga taga jälle politseid. Et selles mõttes on tajuda, et sind ikka valvatakse igal sammul. Ja
Üldine hinnaklass umbes 20% soodsam kui meil, mis tähendab seda, et kolmekesi väljas süües üle 30 euro läks ikka võib-olla üks kord, et ikka enamasti saime alla selle hakkama. Majutus ise samuti väga okei hinnaga ja linn on äge, väga palju avastamist, väga palju uut, väga palju vana, väga palju teistsugust ja mina ei näe küll ühtegi põhjust, miks ei peaks tulema Brasiiliasse, eriti kui näiteks näkkab nii nagu meil, et lennud olid Turkishist midagi, ma ei tea, 400 euro kanti, et ei ole vaja maksta mitu tuhat nende piletite eest, siis on väga okei tulla seiklema ja vaatama ja uuditama. Aga nüüd lähme reisikoju, teeme paar tund, siis juba lennujaama Istanbuli ja sealt väike öö ja koju.